Jussi ja Jassi varandus. Vanaisa, istutame selle pärna siia. Hea valik, Juss. Kaevame nüüd puukese juurte jaoks augu. Oi, aga me unustasime labida kaasa võtta. Pole viga, ma kohe lähen ja toon. Juss, vanaisa läks vanaemale korraks kööki appi, aga kuhu me selle augu kaevame? Näe, siia, Jass. Alusta sina, Juss. Juss, oota, vaatame, mille vastu labidas lõi. Vaatame, mul on tunne, et siit võib veel nii palju huvitavat välja tuua. Juss, mis naljakas raha see on ja miks see nii loperkune on? Oota, see ei ole üldsegi naljakas, see on ju vanaaegne raha. Lahe, me leidsime vanapagana rahapaja, kaevame kohe edasi. Ei, Jass, pane labidas ära. Kui me midagi valesti teeme, siis võime mündid ju hoopis katki teha ja leiu kohe rikkuda. Kutsume vanaisa. Vanaisa! Tohoh, poisid, teil on auk juba valmis kaevatud. Ei ole, sest vaata, mis me leidsime. Ei või olla, te olete ju aarde leidnud. Juss ei lubanud rohkem kaevata. Aga vanaisa, kas me nüüd koos sinuga võime edasi kaevata? Ei, Jass, kõige õigem oleks nüüd paluda Muinsuskaitseametist arheoloog Annal appi tulla. Arheoloogid oskavad rääkida, kust ja kuidas need mündid võisid siia maapõue sattuda. Nemad aitavad ka mündid ettevaatlikult mullast puhastada, siis saame neid kõik koos imetleda. Nii, muinsuskaitseinspektor peaks varsti tulema. Lähme istutame selle pärnakese senikaua sinna kaugemale maha. Aga kes need arheoloogid ja inspektorid on? Jass, arheoloog on inimene, kes uurib maapõuest jäänud vanu esemeid ja muistsete inimeste tegevustest jäänud jälgi. Niimoodi selgitab ta välja seda, kuidas inimesed kunagi ammu elasid, mida mõtlesid, millistes majades nad elasid, milliste nõudega sõid ja kuidas kaupu vahetasid. Muinsuskaitseinspektor on arheoloog, kes tuleb leitud aarteid vaatama. Tema seletab, kuidas aarte leidu maast välja puhastada nii, et midagi olulist kahe silma vahel ei jääks. Selge, vaadake, kas sealt tulebki see muinsuskaitseinspektor. Tere, mina olen Anna, muinsuskaitseinspektor. Tere, me leidsime mullast ühe naljaka raha. Kas me kaevame nüüd aarte välja? Rahu, Jass. Arheoloogias tuleb kannatlik olla. Tähtsad on nii mündid kui kõik teised asjad, mis siia kohta vanast ajast jäänud on. Siis saame võib-olla teada, kuidas ja miks aare omal ajal maapõue sattus ning kellele kuuluda võis. Seepärast tuleb aarde leidmisel käituda väga ettevaatlikult. Näe, labida asemel on siin vaja väikest kühvlit ja potikildude puhastamiseks pintslitki. Ja siis tuleb aarde paiknemisest teha pilte, mõõta ja vajadusel kõik ka üles joonistada. Ongi valmis. Aga mis sellest aardest nüüd saab? Kas sa võtad selle meilt ära? Jass, meie küll leidsime selle aarde maa seest, aga see ei ole ainult meie aare. Aarded kuuluvad riigile, et teadlased saaksid neid uurida ja teised inimesed näha. Jah, nii see on. Kõik leitud aarded uuritakse läbi ja vaadatakse, kas nad räägivad meile midagi uut ja põnevad siinse paiga ajaloost. Seejärel lähevad leiud muuseumisse kõigile vaatamiseks. Nii saavad leidjad olla uhked, et nad on ajaloo uurimisele kaasa aidanud. Aga Jass, sa ei pea kurvastama. Tublid ja ausad leidjad saavad riigilt ka leiuautasu. Ja hiljem, kui aare on üle vaadatud ja puhastatud, saate seda alati muuseumis vaatamas käia. Äge! Me tuleme seda kindlasti vaatama ja näitame oma leidusist kogu perele ja sõpradele ka. Juss, kust kohas meie aare siin on? Rahu, Jass. Anna kiri ütleb, et meil tuleb minna selle koridori lõppu ja siis pöörata paremale. Ning siin see peakski olema.
juba leidsin, tule siia. Tead, mul on ikka hea meel, et me Anna appi kutsusime ja et meie leitud aaret saavad nüüd kõik muuseumis vaatamas käia. sul on õigus, seda on siin tõesti ilus vaadata. Üle kordub muinasjutt sai läbi.